isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa. Ei leia mina iial teal sel suurel aia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään sul truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isamaa. Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa. Ühel maal, suurel väiksel, ühes linnas, suures väikses, ühel aknal õitseb lill. Tere, ma armastan sind. Me jagame täna tunnustusi meie kohalikku elu edendavatele ja eeskujuks olevatele inimestele. Ma väga loodan, et igal ühel siin saalis viibijal kui ka ekraani taga olijal on vähemalt üks inimene, kellele õlale patsutada, hea pilgu ja lahke meelega otsa vaadata või öelda, et ma armastan sind. Täna möödub meie õhtu Paul-Eerik Rummo ja Ott Arderi luulerütmis ning Birgit Sarrapi ja Mihkel Mattiiseni laulude saatel. Enne kui tunnustamistseremooniaga alustame, on vallavanem Aavo Kirschbaumil meile pidupäevaks üht-teist öelda. Palun, vallavanem Aavo Kirschbaum. Tere õhtust, lugupeetud volikogu esimees, hea vallarahvas ja külalised. Alustan oma sõnavõttu Kersti Merilasi luuletusega Mu kodumaa. Nüüd lõhnavad metsad ja tolmavad teed ja lained laksuvad randa. Kui kaunis on elada kodumaal, ta rõõme ja muresid kanda. Ja pilved ja lained ja päikene ja ladvad, need laulavad üha. Jää, kosu ja kasva, mu kodumaa, sa armas, suur ja püha. Praegu võime laulda vaba rahvana vabal maal, kuid Eesti ajaloos on olnud tõelised raskeid aegu, kus meie radu on tallanud võõrad saapad ning tankiroomikud. Võit vabadussõjas 1920. aastal, kaotus teise maailmasõja eelsetel ärevatel aegadel 1939. aastal, võit Nõukogude Liidu lagunemisprotsessis 1991. aastal. Mitte ükski võit pole iseenesest mõistetav. Seda tuleb hoida tegudega, mõtetes ja südames. Möödunud aasta on olnud tõeline aja mahavõtmise ning kodu ja pere hoidmise aeg. Vaatamata sellele,
oli eelmine aasta Antsla valla jaoks väga toimekas. Meie perearstid said tööd alustada Uhi uues tervisekeskuses. Tänases tervishoiukriisis oleks olnud mõeldamatu jätkata vanaviisi. Soovin tänada koolijuhte ja õpetajaid, kes selles heitlikus olukorras nutikaid lahendusi püüavad leida. Tublid on olnud ka meie sotsiaaltöötajad ja koduhooldustööd tegevad inimesed. Vaatamata keerulistele aegadele on hea meel näha, et Antsla valla tööstusettevõtted kasvavad ja arenevad. Baltic Steel Arc OÜ püstitas uue tootmishoone Kobele tööstusalale, pakkudes seal tööd enam kui 30 piirkonna elanikule. Julgen väita, et valla keskkonnasõbralikem tegu on Antsla valla reoveepuhastusjaama rekonstrueerimine. Antud investeering aitab kaasa kogu Eesti puhtama elukeskkonna saavutamisele vähemalt järgmiseks 30 aastaks. Valminud on sajandi projekt Antsla linna läbivate riigimaanteede rekonstrueerimine. Lisaks sõiduteede ehitamisele rajate linna 3,5 kilomeetrit kõnniteid. Pisikese hilinemisega avati ka uus kauplushoone. Antsla linn on saanud täiesti uue ilme. Eriliselt uhke saab olla Antsla gümnaasiumi C-korpuse rekonstrueerimise üle. Võib julgelt öelda, et tegemist on kogu Antsla piirkonna elanikele suunatud investeeringuga, mida saavad kasutada kooliõpilased, õpetajad, spordisõbrad, kaitseliitlased, noorkotkad, kodutütred ja saunarahvas. Eriti hea meel on selle üle, et oleme leidnud Antsla jõusaalile tubli eestvedaja Kaia Pruuli näol. Jõudu talle! Lisaks on rajatud kõnniteed Uue-Antslasse ning Antslast Kraavile. Suur hea meel on näha seal inimesi liikumas. Olen veendunud, et maapiirkonnad vajavad turvalist ja kaasaegset elukeskkonda, kus oma tervist hoida. Mittetulundusühingu Hauka veloklubi tegevuse eesmärk on sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, erinevate spordialade viljelemine ja arendamine, ühistreeningute korraldamine ning liikmete ühiskondliku kehalise aktiivsuse tõstmine. Soovin tunnustada veloklubi liikmeid piirkondlike sporditegevuste ja ürituste läbiviimisel. Ühtlasi on spordiklubi olnud heaks partneriks Antsla vallavalitsusele, hooldades Kasumetsa terviserada. Suured tänud rajameistrile Ülar Murelile. Arvan, et loodus ongi just inimese kõige loomuomasem keskkond. Meil on võrratu loodus ja siin on hea elada. Eestimaa aastaajad pakuvad meile sellist vaheldust, mida kuskilt mujalt ei saa. Arvan, et see meie kõige suurem tugevus, mida tasub hoida ja väärtustada. 28. jaanuaril allkirjastati Tartu 2024 koostööleping Pokumaal. Allkirjastamiseks valisime just Pokumaa, mis on oma olemuselt ideaalne paik aja mahavõtmiseks. Ükskõik mis päeval ja kellaajal. Ei läinud ka kultuuripealinna koostööpartneritelt teisiti õhtuhämaruses. Romantilises laterna ja lõkkevalguses, ajakulgu unustades teed juua ning lõkkesaia küpsetada. Jääme hingehelinal lootma ja uskuma, et koostöö saab olema sama südantsoendav ja positiivne, nagu see õhtu 1. jaanuarikuu. Usun, et hästi majandades ja koos pingutades saab Tartu 2024 vilju maitsta veel ka aastakümnete pärast. Käesoleval aastal hakkame tähistama Antsla valla 30. aasta juubelit. Käimas on fotokonkurss ning juba homme alustame matkasarjaga Külla küladesse. Matkasarja raames on plaanis matkata läbi kõik Antsla valla 38 küla, 2 alevikku ja 1 linn.
Loodetavasti sünnipäevapidu toimub 20. juunil koos meistrite päeva sündmusega, kust ei puudu sünnipäevatort ja Netsaja külabänd. 10 päeva tagasi algas Hiina kalendri järgi valge metallpühvli aasta. Pühvel on oma iseloomult rahumeelne, pikaldane, kangekaelne, ülimalt tubli tööloom. Arvan, et meile kõigile tuleb kasuks, kui kohandume pühvli loomuga. Võtame asju rahulikult, tegutseme läbimõeldult ega anna alla ka siis, kui raskeks läheb. Mul on siiralt hea meel, et saame tunnustada tublisid Antsla valla elanikke. Soovin kõigile ilusat Eesti Vabariigi 130. sünnipäeva ning rohket õnne, meele ja südamerahu. Elagu Eesti, elagu Antsla vald! Elagu Eesti ja palju õnne teile kõigile, meile kõigile Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul ja tere õhtust ka meie poolt. Me oleme siis täna õhtul sellised toredad Eesti muusikud, kes proovivad suure rõõmuga, sest et seda ei juhtu ju tänapäeval meil enam tihti, teiega jagada Eesti muusikat ja ka eestikeelset muusikat. Ja me läheme ajas päris palju tagasi, varsti peaaegu juba 90 aastat tagasi kirjutas üks Eesti tuntumaid heliloojaid Raimond Valgre muusikat. Ja uskuge või mitte, juba siis oli Eesti rahvas väga läbilöögivõimeline ja tõesti väga sihikindel ja tahtis kirjutada ka muusikat juba inglise keeles. Nii et meie ainukene laul täna õhtul, mis kõlab nii inglise keeles kui eesti keeles, sest täpselt niimoodi Raimond Valgre selle laulu lõi. Ja me teeme erinevat muusikat, igasuguseid, nii et täiesti on lubatud ja ka soovitatud kõigil nii kodudes kui täna siin saalis meiega rõõmsasti kaasa laulda. Palju õnne meile kõigile! Snowflakes, nothing more but snowflakes, softly falling. And my lonely heart's only calling for you. Every time I see the snowflakes falling. Snowflakes, nothing more but snowflakes softly falling. Don't you hear my heart only calling for you? Every time I see the snowflakes falling. Winter, cold and frosty winter, still there's romance. But for me there's no chance that I don't love you. Every time I see the snowflakes falling. Cold is the season, snow everywhere, but my heart isn't freezing, 'cause there is love in the air. Snowflakes, nothing more but snowflakes softly falling. Don't you hear my heart only calling for you? Every time I see the snowflakes falling. Süda, soovin, et su valik oleks valik. Kaalu, keda niidudest kallimaks pead, et sa võiksid armastada teda 2 korda enam. Teil õnne on siis 2 korda enam, võib elu tunduda siis. Süda, hinda ainult õiget üle kõige. Neidu rõõmsat tujulist virka ja head, neidu rõõmsat tujulist virka ja head. Don't you hear my heart only calling for you? Every time
I see the snowflakes falling. Ja nüüd me alustame tänase õhtu kõige tähtsama osaga. Meil on üle anda tänusõnad ja tunnustused 7 erinevas kategoorias. Esimene kategooria on edukas ettevõtja. Küll oleks hea olla miljonär. Miljonär. Küll oleks hea olla miljonär. Jah. Siis ainult vaataks. Lapsi ja taevatähti. Küll oleks hea olla miljonär. Jah. Ja kes ei tahaks olla miljonär? Aga eduka ettevõtja nominendid on Mägiste talu, Võru vesi, Baltic Stiilark, FIE Marika Anton. Aplaus. Esitaja on kirjutanud laureaadi kohta nii. Ettevõte on rajanud uue tootmishoone Kobela tööstusalale. Töötajate arv on 7 aastaga kasvanud 3-32 ja ettevõte maksab Võrumaa keskmisest kõrgemat palka ja on oluliselt panustanud töötajate töötingimuste parandamiseks. Tegemist on omamoodi visiitkaardiga, kui sõita Kobela alevikust läbi. Laureaat on Baltic Stiilark. Palun tulla auhinda üle võtma. Ei räägi eesti keeles, ei saa rääkida eesti keeles, aga inglise keeles võib-olla, et saab. Okay, thank you, Aavo. Thank you, vallavalitsus, for all the support that we have had for these 8 years that we have been in Antsla linn. So thank you for this one and all the best for this year, everybody, for everybody. Thank you. Aitäh. Palju õnne ja kuidas ikka siis nii-öelda võidurõõmu nautida, kui ikka naeratades. Nii et järgmise laulu ajal on kõigil soovituslik naeratada. On arm meil möödunud ja ees on lahkumine. Kas tõesti loodad sa,
et õnn on igavene. Las meeldiv mälestus meist möödunud päevist jääb, sest lahkuda ju saad ka sõpradena armas. Seepärast naerata nüüd jälle sa, naerata nagu eile armas, pisarad nüüd kuivata, naerata, õnn ei ole kaugel, kui hinges on üksindus ja südames igatsus, siis möödunud õnne meenuta, naerata, naerata. Kui vahel tunned sa end veidi üksikuna, siis tea, et möödub see. Taas saad sa rõõmu tunda, kui silmis pisarad. Kõik pühi ära nad, su kaunid silmad on ju naeratuseks loodud. Seepärast naerata nüüd jälle sa, naerata nagu eile armas, pisarad nüüd kuivata, naerata, õnn ei ole kaugel, kui hinges on üksindus ja südames igatsus, siis möödunud õnne meenuta, naerata, naerata. Kui hinges on üksindus ja südames igatsus, siis möödunud õnne meenuta, naerata nagu eile armas, pisarad nüüd kuivata, naerata, õnn ei ole kaugel, kui hinges on üksindus ja südames igatsus, siis möödunud õnne meenuta, naerata, naerata. Aitäh! Teine kategooria on silmapaistev noor. Nominendid on Ferdinand Rauba, Jan-Fred Joab, Triine Beate Tagamets, Kiira-Aliina Kärgenberg, Gerda Männiste. Erilisel 2020. aastal on ta peale suurepäraste õpitulemuste silma paistnud koolivälise tegevusega Kodutütarde organisatsioonis. Eriolukorra ajal mõtles ta välja teemakohased virtuaalviktoriinid, erinevaid tegevusi ning võttis edukalt osa mitmest sportlikust väljakutsest, seljatades isegi noormehi. Ta on Antsla kui ka kogu Võrumaa kodutütreid esindanud nii maakondlikel kui vabariiklikel võistlustel. Triine Beatele omistati ka Võrumaa aasta kodutütar 2020 tiitel. Laureaat Triine Beate Tagamets.
aitäh ja hoiame üksteist ja sellega ka Eestit. Teeme siis ühe laulu ka noortele, midagi toredat, lõbusat, midagi natukene ka unistavat. Lendame valguskiirusel. Kui ärkan ma, tunnen, et uus päev on ootamas. Eilne on eilne, kui ärkan ma, tunnen, et peatuma nüüd ei pea. Pesime jões on teine, kallis sinuga koos, uue päeva ma loon, kallis sinuga koos. Lendame valguskiirusel, ei me iial tagasi pöördu. Lendame mööda linnuteed, teeme teoks, mis oleme mõelnud. Peame nautima elu, nautima ilu, tahan tunda lõputut õnne. Peame nautima elu, nautima ilu, iga päev olgu parem kui eilne. Tuju kui halb, vahel kui saatus näib liiga karm. Tean see ju möödub, tuju kui halb, ei peida voodis end teki all. Tõusen ja näen, elu pöördub, kallis sinuga koos, uue päeva ma loon, kallis sinuga koos. Lendame valguskiirusel, ei me iial tagasi pöördu. Lendame mööda linnuteed, teeme teoks, mis oleme mõelnud. Peame nautima elu, nautima ilu, tahan tunda lõputut õnne. Peame nautima elu, nautima ilu, iga päev olgu parem kui eilne. Kallis sinuga koos, uue päeva ma loon. Kallis sinuga koos, uue päeva ma loon. Kallis sinuga koos. Lendame valguskiirusel, ei me iial tagasi pöördu. Lendame mööda linnuteed, teeme teoks, mis oleme mõelnud. Peame nautima elu, nautima ilu, tahan tunda lõputut õnne. Peame nautima elu, nautima ilu, iga päev olgu parem kui eilne. Ja kõik koos, kallis sinuga koos, uue päeva ma loon, kallis sinuga koos, uue päeva ma loon, kallis sinuga koos, uue päeva ma loon, kallis sinuga koos. Kolmas kategooria, aasta pere. Tumerohelistelt väljadelt on hilised pääsukesed teel. Maad ligi, maad ligi, maad ligi. Õhk on nagu kerise kivi maa rinnal. Minu isa seisab ukse juures. Tal on hea võluri pilk. Ta loendab pääsukesi. Kas kõik jõuavad pärale tumerohelistelt väljadelt? Katuse räästa varju, koduse räästa varju, ümarate pesade rüppe. Kui kõik on kohal, läheb sadu lahinal lahti.
just nagu märku andnuks mu isa, kes pidas vahti. Mu isa läheb tuppa ja suudleb mu ema. Neil on mõlemal väga noored silmad. Noored ehkki on palju näinud. Noored sellest, mis nähtud. Pääsukesed on kodus. Mu ema ja isa on kodus. Ja vihm lahvaib räästast ja vihm koob kardinaid aknal. Ja tunnid mööduvad rodus. Mõtted on suured ja selged, nagu klaarõunad sügisel. Ja sajab vihma. Ei ole mõtetel ruttu. Mu isa vestab kadakast keppi, nagu vestakse juttu. Ta nikerdab sinna oma ennemad aastad. Neid on mõni üle 200. Ja sellest saab vähe. Ta nikerdab sinna kõik oma aastad, mis ootavad värava juures. Ja neid on palju, üle 200. Ja taevas teiseneb heledaks ja enam ei saja. Ootavad uueks kastetud rajad. Ja vast see tümikan ajal astub mu isa nagu hea võlur ja pääsukesed on jälle hoos. Ja nii nad siis lähevad õuest üheskoos. Kummikud jalas ja seljas vana veekindel ürp. Nii mulle meeldib kujutelda mu isa. Metsas märgade sikpelga pesade maailmas, pärast sadu otsimas seeni puu juurde kõrvalt. Ja ikka, ja jälle otsimas juuri, maailma, asjade alt. Aasta pere nominendid on perekond Kulbin, Anti Värton ja Jarnile Raudsepp, Ülar Morel ja Helen Vetik. Laureaat on perekond Kulbin, Mari-Liis, Kaimar, Kiara Astree, Emma Estelle, Säderiin ja Sära-Leen. Ja siit tuleb nende videotervitus. Me ei saa selle sündmusel ise koha. Sündmuse rohkemaid perekonda siduvamad. Tahame kõigepealt tänada inimest, kes meid märkas ja nominentiks esitas. Samuti lähevad suured tänud vanematele ja õdede-vendade peredele. Ilma teieta jõuaks me hetke, kus me oleme. Olete meile väga kallid ja hindame teie nõu, mõistmist ja toetust väga. Tänada inimest, kes meid märkas ja nominentiks esitas. Samuti lähevad suured tänud vanematele ja õdede-vendade peredele. Ilma teieta jõuaks me hetke, kus me oleme. Olete meile väga kallid ja hindame teie nõu, mõistmist ja toetust väga. Aitäh! Ilusat vabariigi aastapäeva meile kõigile. Püsigem terved ja jäägem negatiivseteks. Tuntud ja ääretult kauni Eesti lauluga Tuule vaiksel ööl. Tuule vaiksel ööl tean, mismoodi lööd. Udukell su laevaninas paigal püsib aeg. Tuule vaiksel ööl süda
süda kiirelt lööb, oodanud sind olen kaua, veidi jäänud veel, kõik koos. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel. Tule suund on noord, nüüd on minu kord teha tormi sinu südames. Tule vaikse löör, udukell vaid lööb, käed, mis tahtsid rooliratast, tahavad nüüd sind. Kui mere silmapiir lahku meid kord viis, sina otsid valget purje, mina otsin maad, kõik koos. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel. Tule suund on noord, nüüd on minu kord teha tormi sinu südames. No nii, armas Antsla rahvas, nüüd on teie kord. Ma tean, et läbi maskide on keeruline, aga küll me kuuleme teid. Kõik koos. Sulle tahan hüüda juba. Suurepärane. Tule suund. Nüüd on teha tormi sinu südames. Fantastiline. Veel üks kord, kodudes ka. Sulle tahan südames ja viimast korda. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel. Tule suund on noord, nüüd on minu kord teha tormi sinu südames. Sulle tahan hüüda juba veel ja veel ja veel. Tule suund on noord, nüüd on minu kord teha tormi sinu südames. Teha tormi teie südames. Suur aplaus teile endile, aitäh! Liigume edasi 4. kategooria juurde. Ja see on parim sportlane või võistkond. Nominendid on Sandra Rumask, MTÜ Hauka veloklubi, Kevin Urb. Selle sportlase 2020. aasta saavutused on järgmised. Eesti meistrivõistlustelt 6 medalit, 2 kulda ja 4 hõbedat. Balti matši kuld, Väike-Rootsi segateate jooksus, 100 meetri jooksus ja kaugushüppes hõbemedalid. Laureaat on Sandra Rumask, aplaus. Ja siit tuleb Sandra väike videotervitus ka meile. Tere kõigile, mul on väga kahju, et ma tänasel osaleda ei saa. Ma väga tänan märkamise ja tunnustamist. Ma väga tänan märkamise ja tunnustamise eest ja soovin teile head vabariigi aastapäeva ja toredat peo jätku.
No kuna te juba nii ilusasti laulsite, siis pakun välja ka, et järgmise laulu ajal te võite kõik seda rõõmsasti teha. Ja kuna ju eelmine auhind oli ju spordiauhind, siis teeme ka väikse sellise spordivõistluse. Vaatame, kes laulavad tugevamini, kas mehed või naised. See hetk muidugi nüüd alles veel tuleb. Me teeme ühe toreda popurrii Eesti vanadest headest lugudest. Natukene vahepeal isegi räägime spordist ka. Mõelge siis välja, kas kuulete teksti järgi ära, mis spordiala see võiks olla. Kuskil kostab lärm, põõrand põrupall, magada ei saa, kärtsub, mürtsub maa. Mis imelik ma siin see olla võib, mis niisugus lärmi teha võib. Ja, nüüd on teised ajad, suuremad on majad, rahvas väänleb all. Ansambel üleval, mis imelik ma siin see olla võib, mis niisugus lärmi teha võib. Ja, suusabaasis on tantsupidu, see toimub siin igal õhtul. Noorte kehade vallatust ruum on täis ja villaste sokkide lõhna. Nurgas mustendab kaaneta klaver, keda lokkides lott kõrbiinab. Vana klaver teeb meeleni haledaks, et võtaks või peatäie piima. Noori täna rohkesti on koos. Terve õhtu tants käib täies hoos. Siin enamik veel vapralt vastu peab. Ja mõni vaid end minekule seab. Tants kestab veel, tants kestab veel. Tants kestab veel, tants kestab veel. No nii, nüüd ongi siis käes see hetk, kus te saate meiega ilusti kaasa laulda. Midagi keerulist ei ole, need sõnad te ilmselt juba teate, kui seda lugu olete kuulnud, on lihtsalt laali-laali-lii ja laali-laali-la. Ja mina siis ütlen, kes see laulab ja laulge nii kõvasti, kui saate. Naised, laali-laali-lii, laali-laali-la. Mehed, laali-laali-li-i, laali-laali-la. Naised, laali-laali-li, laali-laali-la. Mehed, laali-laali-li-i, laali-laali-la. Väga hea, kõik koos. Laali-laali-li, laali-laali-la. Laali-laali-li-i, laali-laali-la. Aitäh ja palju õnne, võitja on Antsla rahvas. 5. kategooria, aasta hariduselu edendaja. Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea. Mida Juhan ei tea, seda tas algab. Ja siis, kui vana Juhan ükskord tunnistama peab, et ta midagi ei tea, on mehel vastus kohe valmis. On kohe vastus valmis. Inimene õpib kogu elu. Sureb, aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu. Sureb, aga ikka lollina. Lollina. Sureb ikka lollina. Mida professor õpib? Mida õpib? Ei tea.
kogu elu murrab pead. Aga salgab. Professor muudkui kordab, et ta midagi ei tea. Kogu elu murrab pead. Ja lõpuks on tal vastus valmis. On lõpuks vastus valmis. Inimene õpib kogu elu. Sureb, aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu. Sureb, aga ikka lollina. Aasta hariduselu edendaja nominendid on Kärt Salumets, Olivia Till, Meelika Hainso, Ülle Anier. Mis väärtust pillilaager loob? Üks korraldaja on öelnud, et näeb, kuidas 6 aastat tagasi tehtud esimestest sammudest pillimänguõppes on kasvanud välja rõõm muusikast, koosmängust ja oma kodukoha kultuuriloost. Kaugel ei ole enam aeg, kus kui mitte päris igas talus, siis kindlasti igas külas on oma pillimees. Laureaadid on Karula pillilaagri korraldajad Olivia Till ja Meelika Hainso. Aplaus! Hetkeks võtan maski eest ära, ei ole harjunud rääkima läbi selle. Aitäh kõigile märkajatele. Kõik see ära öeldud, Merle ilusasti ütles, et selle pillilaagri eesmärk tõesti on see, et igas kodus oleks oma muusik, sest et mis rõõmu saab elus rohkem olla kui muusikast. Ja 103 aastat tagasi ju oli nii, et igas kodus oli vähemalt üks, kui mitte rohkem muusikut, nii et oleme tagasi teel sellesse ägedasse aega. Aitäh ja ilusat sünnipäeva! Ma mäletan veel, kui tuli mu hinget jääda, see tunne nii suur. Samas nüüd seisan ma teel, vaadates südame sisse, seal viliseb tuul, aga ma tean, kõik võib muuta heaks, iga uks, mis kord sulgub, see avaneb taas. Sulab jää ja õide puhkeb raaguspuu. Iga lõpp ei ole muud kui algusus. On vaja ööd, et päev tooks valguse, et uus saaks alguse, mis mööduns jäägu kaugele. Et uus saaks taas alguse, kardin avaneb taas, on algamas järgmine vaatus, kus tõusta saan maast sama hing, kuid uus mäng veel ees. Muudetud saab minu saatus, saab uueks muude ja ma tean, kõik võib muuta heaks. Iga uks, mis kord sulgub, see avaneb taas. Veel
sulab jää ja õide puhkeb raaguspuu. Iga lõpp ei ole muud kui algusuus, on vaja ööd, et päev tooks valguse, et uus saaks alguse, mis mööduns jäägu kaugele, et uus saaks taas alguse. Veel sulab jää ja õide puhkeb raaguspuu. Iga lõpp ei ole muud kui algusuus, on vaja ööd, et päev tooks valguse, et uus saaks alguse, mis mööduns jäägu kaugele. Sulab jää ja õide puhkeb raaguspuu. Iga lõpp ei ole muud kui algusuus, on vaja ööd, et päev tooks valguse, et uus saaks alguse, mis mööduns jäägu kaugele, et uus saaks taas alguse. Et uus saaks taas alguse. Aitäh teile! Järgmine kategooria on kohaliku elu edendaja. Nominendid on Ursula Stepa, Celia Roose, MTÜ Hauka veloklubi, Ülar Morel, Vilve Lepik. Laureaadi kohta on kirjutatud. Veljo Tormise 90. sünniaastapäevale pühendatud sündmuste korraldamine üle Eesti ning Regi laulupeo korraldamine Kaikamäel. Kaika ja Antsla koori juhendamise ja rahvapilli õpetamise eest meie lastele. Laureaat on Celia Roose. Ma pean nüüd kükitama siin. Et ma väga tänan märkajaid ja ma tänan lauljaid. Ma tänan laulu kuulajaid. Ja kui oleks nüüd Veljo siit võtta, siis tegelikult suur tänu ka Veljole, et ta on seda meie oma lauluvankrit nii tugevalt vedanud, et seda jätkub veel kauaks. Aitäh! Kuna meie muusika hakkab vaikselt otsa saama ja õhtu kenasti lõppema, siis ilma selle lauluta ilmselt ei saa ühte vabariigi aastapäeva tähistada, nii et laulame jälle üheskoos. Tuhat korda kas või alata, 1000 aastat tõusu mitte luigelend. Oma rahvust maha salata, sama ränk on nagu orjaks müüa end. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla on uhke ja hää, vabad vaari sammoodi. Jah, just nõnda vabalt
vaarisa moodi. 1000 kõuehäälset küsijat, vaba meri põlistanud püha muld. 1000 korda 1000 püsijat, kõige kiuste elus hoiab püha tuld. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla nuhke ja hää, vabalt vaarisa moodi. Jah, just nõnda vabalt vaarisa moodi. Meie meiste moodi. Ja meil on jäänud viimane 7. ja kõige olulisem kategooria. See on Antsla valla aastategu. Jah, ma nägin lumevalgust ükskord, kui ma polnud laps, ning ei kirjanud seda valgust ükski langev varjuhaps. Ilmapervest ilmaperve, läbi päeva, läbi öö, hirmuäratavalt terve, läbi päeva, läbi öö. Jah, ei kirjanud ilmavalgust ükski langev varjuhaps, ning ma nägin seda valgust. Sellest saati olen laps. Silm, mis lumevalgust vahtind, see saab lumepimedaks. Mees, kes lumevalgust vahtind, see saab lapseks, imejaks. Jah, mu sõnadest saab lalin, rääkida, kui proovin tast, ning kõik rajad, mis ka valin, kaugemale toovad tast. Hääletusel 150 häält ehk 44% häältest. Auhinna võtab vastu Aigar Krihhin. Kõigepealt mul on Aavole üks täpsustav küsimus, kui sa enne mainisid, et me avasime väikese hilinemisega, et mis päeval sa tahtsid poodi tulla, et meil veel kinni oli. Tahtsid enne jõule tulla? Tahtsid enne jõule tulla, sa tulid siis sellest lähtuvalt, et nagu meil kunagi detailplaneeringu tegemise käigus ütlesime, et loodame detsembri ehk siis jõulumüügid teha uues kaupluses, aga kui nüüd protsessid käima said, planeeringud ja projekteerimised ja ehitajatega graafik paika sai, siis oli selge, et see on natukene liiga utoopiline, et teeme rahulikumalt ja tegelikult avasime välja kuulutatud kuupäeval 2 minutit enne välja kuulutatud kellaaega. See on nurgakalle videos ilusti näha, kui ma tegin uksed lahti, et arvutid said varem tööle, et saime 2 minutit varem valmis, et tuli rahva sisse. Aga kauplust rääkida, siis tegelikult me hakkasime seda plaani 5-6 aastat tagasi pidama, et me saaks Antslasse uue korraliku laiema pinna peal, laiema sortimendiga ostjatele mugavama kaupluse. Ja kui omavalitsuste reform ära oli ja Antsla vald jäi ikkagi omaette vallaks, siis see andis meile kindlust, et me saame selle
meie jaoks ikkagi suure investeeringu ära teha. Vastasel juhul oleks olnud väga küsitav, sest iga raha, mis me sinna paneme, see peaks ka nüüd millagi tagasi tulema ja kuna kinnisvaral määrab just kinnisvara hinna määrab ära 3 komponenti on asukoht ja veel kord asukoht, siis kui piltlikult mingi telliskivi telliskivi maksab näiteks 1 euro ja ta pannakse Tallinnas kuhugi hoone seina, siis ta seal maksab juba 10 eurot, Antslat maksab võib-olla 60-70 senti ainult. Kuu aega on kauplus nüüd lahti olnud ja meil on hea tõdeda, et nii nagu see rahvahääletuski näitas, et rahvas on selle omaks võtnud ja on lisaks Antsla elanikele ka külastajaid kaugematest kantidest. Ja meil oli ka soov, et teha mitte traditsioonilist sellist kuubikulaadset kõige odavamat kauplust, mis oleks olnud hinnalt märksa soodsam, aga me tahtsime, et kuna see jääb ikkagi õige mitmekümneks aastaks ja keset linna olema, et ta oleks ilus vaadata nii väljaspoolt kui ka seestpoolt ja siinkohal ka suured tänud Janek Joabile, kes pakkus välja oma idee mõningaid ilusaid Antsla kandi vaateid seal eksponeerida ja loodan, et me saame neid kunagi ka veel uuendada seal värskemate vastu. Ja veel kord suur tänu, et märkasite, et me oleme uue kaupluse teinud ja külastage ikka meid jälle. Aitäh! Palju õnne kõikidele laureaatidele. Meil Mihkliga on täna olnud tõeline rõõm siin täna olla. Nii me täname selle võimaluse eest kogu Antsla valda tõesti südamest. Ja ma sain ka täna tegelikult kinnitust, et Eestimaa on väike ja armas, mis mulle vägagi meeldib. Nii et tahaksin ka tegelikult isiklikult ka oma armsat muusikaõpetajat Meelikat tänast laureaati õnnitleda. Ja siis ma mõtlesin, et äkki me teeme ka ühe aplausi Mihkel Mattiisenile, kes on nii ustavalt täna siin klaveri taga istunud. Ja kes on ka muuseas meie tänase õhtu viimase laulu autor, mida te ka absoluutselt kõik saate kaasa laulda, sest tegemist on lauluga, mida ma usun, et iga Eesti inimene teab ja räägib see muidugi sellest, kui väga me armastame Eestit. Palju õnne ja ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva meile kõigile! Asjad koos nüüd ootab tee, tulge ka veel jõuate. Teeme tiiru meie maale, vaatame, kui elame. Peipsis sibul värske lest, suitsusaun keskjärve vett. Seda võita ei saa troopika või mäesus kalpides. See kõik on niivõrd meite moodi. See on kodu meid ju siia loodi. Me armastame Eestit, teie kord, nüüd ja alati. Me armastame Eestit, teie kord, tahan elada vaid siin. Käime mööda külasid, mööda kõrtset talusid, hinge täidame ja naudime me armast Eestit. Allikast vett rüüpame, uusi sõpru leiame, metsateedelt, mis on juba sadu aastaid olnud siin. See kõik on niivõrd meite moodi, see on kodu meid ju siia loodi ja me armastame Eestit, teie kord. Nüüd ja alati me armastame Eestit, teie kord. Tahan elada vaid siin. Väga tublid! No nii, ja nüüd üheskoos terve refrään, Eesti rahvas! Me armastame Eestit,
nüüd ja alati veel kord, me armastame ja. Nüüd ja alati super, me armastame Eestit. Nüüd ja alati, me armastame Eestit. Tahan elada vaid siin. Suur aitäh teile, elagu Eesti! Suur tänu Birgit Sarrapile, Mihkel Mattiisenile, Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse Draamastuudiole, kogu Kultuurikeskuse perele ja Rain Aunapuu videomeeskonnale. Ühel maal, suurel väiksel, ühes linnas, suures väikses. Ühel aknal elab lill. Tere, ma armastan sind. Armastame ikka oma riiki, oma koduvalda, oma inimesi. Kohtume homme hommikul lipuheiskamisteremoonial ja kell 12 juba Antsla vald 30 esimesel matkal. Aitäh tulemast!